Mis sina arvad, kas elu pärast füüsilist surma on olemas? Kas see on lihtsalt kellegi välja mõeldud jutt või see on lihtsalt midagi, mida me ei taha uskuda? Kõik, mida ma siin jagan, on ainult minu kogemused. Mina näiteks aasta aega tagasi olin jumala kindel, et kui me ära sureme siin füüsilises kehas, siis ongi kõik. Ja et me elame ühe korra. Aga täna, praegusel momendil, tuginedes oma kogemusele, saan ma öelda, et surma ei eksisteeri. Eksisteerib füüsilise keha surm. Käisin ühes massaažis, seal kasutati Hiina võtteid, helikausse ja veel mingisuguseid asjandusi. Ja massaaži käigus ma ühtegi tunnen, et ma ei tunne enam oma keha ja ma tunnen, et ma olen lae all, justkui ma tiirlen ja siis veel omakorda pöörlen, nagu tsentrifuugis. Ma ei olnud kunagi varem seda tundnud ja ma ehmatasin ära, sest ma ei saanud aru, mis asi see on. Ma olin seal lae all ja aina kiiremaks läks ja niimoodi nagu pöörles ja tiirles veel nagu reaalselt. Sellel hetkel mul ei olnud ajataju, ma ei saanud, mul polnud õrna aimugi, mis päev on, mis kell on. Mul oli siuke tunne, et ma kohe lendan nagu siit katusest läbi nagu orbiidile lihtsalt. Ja siis ma ütlesin nagu massöörile, et vabandust, aga mul on siuke tunne, et ma lihtsalt lendan minema siit. Ja siis ta ütleski, et teadvusta, et kus sa oled, et siis sa tuleb nagu tagasi. Siis mul hakkas nagu parem ja tulin nagu oma kehasse tagasi. Aga see hetk, kui ma kehast väljas olin, ma ei tundnud, mida ta teeb. Mul olid ühtäkki nipsust olid kõik olmemured olid kadunud. Ajataju oli kadunud. Mingid olmeprobleemid, et ma pean kuskile pärast kellelegi järgi minema, lapsele järgi minema või et ma pean täna seda tegema. Kõik oli pühitud. Mitte ühtegi asja olnud. Kui ma seal tiirlesin, ma olin nagu justkui siuke nagu energiakogum, millel ei olnud piire. Siuke nagu ühtlane, mingi kogum või mass või selline. Siuke õnnis, mõnus, siuke armastuse kogum. Kõik probleemid olid pühitud. Ja see oli natukene nagu hirmutav, sest et mul nagu mõistus ikkagi töötas. Ma sain aru, et ma olen nagu tegelikult ju massaažis. Ma olin see, et mis siis, kui ma lendangi siit minema ja mis siis, kui ma ei saagi siia tagasi. Peale seda kehalist kogemust ma sain tunda, et me ei ole ainult oma nahk ja keha. Ja kui me ära sureme, siis nii ongi, vaid keha võib-olla vananeb, ta sureb ära, aga hing jääb alles. Kui sa füüsilisest kehast ära sured, sul on samamoodi, sul ei ole sellisel juhul enam ajataju, sest sul on sellest täiesti poogen. Sa ei pea kuskile kiirustama. Sa ei tea, mis päev on. Sul ei ole olmeprobleeme, sa ei pea arveid maksma. Mitte midagi ei pea tegema. Aga hing jääb alles. Sel hetkel ma taipasin, et vau, see on päris. See oli minu esimene selline kogemus. Mul on neid kogemusi olnud nüüdseks veel, et ma saan seda ise kinnitada. Aga kui ma seda varem kunagi kogenud ei olnud, ma ei uskunud. Ma sööriga sellest rääkisin ja siis ta ütles, et see on siuke mõnus tunne. Aga sellest ei tohiks ikkagi kinni jääda, kuna ma olen ikkagi siia maa peale kehastunud põhjusega, et kogedagi neid inimlikke tundeid, kõiki positiivseid tundeid, kõiki negatiivseid tundeid. Ma olengi siin põhjusega, et just neid tundeid tunda. Sest kui ma siin ei oleks, ma oleksin see energia kogum, aga ma ei saaks lõhna tunda. Ma ei saa puudutada, ma ei saa kellelegi öelda, et ma armastan sind. Ma ei saa kiirustada, ma ei saa. Ja kõiki neid asju ei oleks siis. Ehk siis ma mõistsin, et kui äge tegelikult on olla siin füüsilises kehas. Ja ma mõistsin ka seda, et kui see füüsiline keha ikkagi ükskord otsa saab, siis ei juhtu mitte midagi. Selle, et see armastuse kogum ikkagi alles ja sul on seal ilgelt mõnus olla. Mis sealt edasi saab, seda ma veel ei tea. Me oleme hinged, kellel on füüsiline keha. Mitte, et me oleme lihtsalt keha, kelle sees on hing. Ja ma lihtsalt tahtsin sinuga jagada. Kas sul on ka olnud kunagi kehaväliseid kogemusi niimoodi, et sa reaalselt
kas siis ma ei tea, hõljud kuskil, rändad kuskil või mida iganes. Sest et kui sa seda enne ei koge, siis sa ei usu. Mina ka ei uskunud. Tänaseks kõik. Järgmiste kordadeni. Ma loodan, et sulle meeldis see, mida ma siin jagasin. Sest et minu jaoks oli see üks võimas kogemus teada, et lõpp ei ole lõpp. Lõpp on lihtsalt mingi etapi lõpp, aga mitte tegelik lõpp.